Eriti see siirdesoo, ta on sees ka Natura varinimestikus, ta on olemas praegu ka Brüsselis keskkonna peadirektoraadi arvutikihtide hulgas, nii et sellest ollakse täiesti teadlikud. Ega niisuguseid väärtusi, mis meil on, ei saa maha vaikida, et keegi kuskil arvas. Nii et see on asi, millega tuleb arvestada ja millega iga vähegi korralik keskkonnamõõde hindaja ei muidugi ka ei lähegi niisugust asjadest mööda. Maa-amet on küll selle kinnistu nagu riigivara valitseja või volitatud asutus siis. Ja selle kasutusse andmise toimetamine on tõesti siis Maa-ameti rida. Aga Maa-amet ei ole siis see asutus, kes teeks nagu sisulisi otsuseid selle kohta, kas siis seda maavara võib kaevandada ja kuna on tänaseks kehtiv ikkagi Võrumaa keskkonnateenistuse 2002. aasta korraldus, millega on maavara kaevandamise luba antud, seda otsust ei ole kohtus tühistatud, siis Maa-ameti jaoks on ta täna kehtiv haldusakt. Nüüd, miks me ei ole oma toimingutega ehk selle maa kasutusse andmisega edasi läinud, on seesama asi, et me oleme tegelikult jäänud ootama siis Urvaste valla sisulisi otsuseid selle kaitseala loomise kohta. Urvaste vald on palunud mitmel korral, et me oma menetlust enne ei jätkaks, kui asi on selginenud. Ja ilmselt täna ei saa riik ja ka mitte Maa-amet anda selliseid positiivseid seisukohti selle suure kaitseala moodustamise kohta, sest et me oleme ikkagi seotud varasemalt tehtud otsustega ja meie jaoks on nad täitmiseks. Keskkonnaminister on küll korduvalt seisukoha riigi poolt välja. Lihtsalt Urvaste vald veel pärast viimast ringkonna kohta otsust ekstra küsis keskkonnaministrilt riikliku huvi olemasolu kohta ja seda nagu minister ei ole siis suutnud tõendada. Igal ajahetkel peaks seda nagu meeles pidama, et missuguse lahenduse puhul oleks ökoloogiline jalajälg suurem, missuguse puhul väiksem ja siis see võiks otsuse langetamisel üks oluline argument minu arust olla. Kõik see jutt täna tundub mulle täiesti mõtet. Kõik kohtuvaidlused, kõik mitte midagi tähendab, kui on olemas mingi konkreetne luba antud ja ongi kogu luba. See on selline õigusvaidlus ikkagi ilmselt ja see sõltub nagu kindlasti läbirääkimistest Kehtar Võruga, et kuidas temaga nagu siin ka kokkulepped saavutatakse. Ja sellist vastust nagu, jah, ütleme, kõike peab kaaluma, kindlasti ega see tänane arutelu annab siin palju mõtlemisainet kõikidele instantsidele. Aga pigem ei ole Maa-amet nagu ise see otsuse tegija ega meie rida on ainult teha see rendileping, anda maakasutusõigus ja mitte teha sisulisi otsustusi kaevandusõiguse osas. Meil ei ole selleks mingit pädevust. See asutus, kes nii keskkonnajärelevalvet teeb, kui kaevandamisluba välja annab, on Keskkonnaamet. See küsimus oleks siis Keskkonnaamet. Miks te ei hakanud kaevandama sealt 55 hektarilt, miks te tahate uut ala avada? Loomulikult seda tuleks nagu, seda haava tuleks ravida seal, jah, et täitsa nõus. Põhja pool on Tootsi turvas esitanud geoloogilise uuringuloa taotlusid, oletagem, et uuringuluba saab Tootsi turbale väljastatud, uuringut tehakse, siis suure tõenäosusega esitatakse ka kaevandamisloa taotlus. Üks on kasvuturvas, mida saab müüa Saksa pensionäridele ja teine on lagunenud turvas. Ja see ongi see probleem. Ja sellepärast me siin istume ja jahume juba mingit 4. tundi ja inimesed varasemalt jahunud ja kohtus käinud ja nii edasi. See on see põhjus. Riik, konkreetselt Keskkonnaministeerium, ma võin ametnike nimesid öelda, aga ei ütle praegu, on selle teema eest vastutavad. Miks meie siin täna istume?
Maa-ameti või riigipoolne üldine arusaam, et kaevandajate ajal on tekkinud õigustatud ootus, et see ei ole minu arust õiglane. Vastupidi, riik on jätnud tegemata oma kohustuse heaperemelikult suhtuda loodusesse ja nii edasi, ehk riik on jätnud tegemata üleriikliku teemaplaneeringu turbaravade kasutamise küsimuses. Mitte ei pea seda tegema üks vaene seltsing või üks vaene vallavalitsus oma olematu juriidilise jõuga. See on riigi mure siis. Ma täpselt ei saa aru, mis toimub siin teie vallas. See on esimene kord, kus meie teiega, siis Roheline Urvaste, saame kokku mitte vaieldes. Mul ei ole olnud aega uurida, kui suured võimalused on või ei ole aga Urvaste vallal oma eelarvet ja oma rahva nagu heaolu parandada. Aga ma ei välista seda, et see turba tootmine võib-olla on valla õnnistus, et tal on midagi, mille kaudu raha teenida. Ma nagu ei kuulnud teie poolt sellist sügavamat analüüsi, et kui palju majanduslikult annab efekti selle looduskaitseala sinna tekitamine võrreldes sellega, kui seal hakatakse kaevandama. Aga kui raha ei liigu, mis on meil siiski mingine ekvivalent, et elada, kui raha sisse ei tule valda ja inimestel, kes vallas elavad, siis võib-olla tõesti tuleb marjukõrjat ellu öelda. Et Ketal ise ei kaevandagi, aga minu on Kagu-Eesti Turvatse, kes kaevandab, et Ketal on hõivatud kõikvõimalike vaidlustega paraku ja mina ei tea, et Ketali kaudu liiguks mingit turbasja. Jutt oli sellest, kui hädavajalik edasi elamiseks ja raha mõttes on see kaevandamine. Küsimus on niisugune, et kellele on see hädavajalik. Kas see annab midagi vallale või pigem rohkem sellele kaevandavale firmale? Meil ei ole nagu elu ja surma küsimus otseselt, aga vägisi tulla kaevama, tuhnima, ära rikkuma kõik teie need pohlade seal mätted, et ei ole see tehnika, aga teistpidi jälle on mingi lootus tekkinud, eks ole, seda kutsutakse vist küll õigustatud ootuseks ja nii edasi. Mul jäi juba pikalt härra Vinkeli jutust kummitama üks lause ja see lause on sihuke Keta Võru jaos ei ole see elu ja surma küsimus, et kui see tõepoolest niimoodi on, et järsku jõuame lihtsale kokkuleppele. Me ei soovi tüliseda, teeme selleks, räägime, aga meil on ka mingid õigused. Kas praegust oleks odavam otsi uus kaevandusala või hoida palgal advokaati? Aitüma. See, kus vaidlustati Võrumaa keskkonnateenistuse korraldus number 56 ja selles menetluses jõudis kohus järeldusele, et siiski kaevandajal on õiguspärane, kaevandusloova taotlejal on õiguspärane ootus. Et ühest küljest need, kes on olnud aktiivsed, siis mingisugust tegevust alustama, et nendel on justkui tekkinud siis mingi ootus. Kui me siis Riigikohtu otsusest aru saime, et seda ootust ei saa olla. Ja seal kehtib siis nagu Riigikohtu motiivi, mille järgi siis ei selgu, et kaevandajal oleks õigusjärgset ootust. Ei lähe kohalikud üldse selles arvesse, sest et nad ei oma juriidilist jõudu sel kombel. Täna see jutt ikkagi ongi räägitud just sellepärast, et kohalikud soovivad täpselt samasuguse dokumendi vastu panna. Ja ma arvan, et see siis sel juhul peaks omama sellist juriidilist jõudu. Justkui kohalikel elanikel ei ole nagu selliseid dokumenteeritud ootusi või et tegelikult meil on valla arengukava täitsa olemas ja Urvaste on seal määratletud turismipiirkonnana. Et selles mõttes ei ole seal kirjas sõnakesti sellest, et Urvaste piirkonnas võiks olla mäetööstusmaa või üldse tööstusmaa või sellist. Mina ei ole jurist, et ma oskaks öelda, kas on võimalik menetlust uuendada, kuidas seda väljendada, ajast tagasi pöörduda. Kindlasti ma vahetevahel ikka proovin ennast asetada ka ettevõtja olukorda, kuidas tema vaatab seda, et objektiivselt peab neid asju vaatama ja